kas jõuluaeg on sinu jaoks ka mingi nii-öelda, ma ei tea, sadama leidmine ja mingi hetkeline peatus ja puhke paus nagu? Nojah, ta rohkem minule küll seondub ikkagi selle pööripäevaga looduses, mida ma ise väga hästi praegu tunnen seda Vilsandil elu, mis nagu minu jaoks teeb selle elu õnnelikuks, on see, et ma võingi siin elada loodusega ühte rütmi, et kui hakkab valgeks minema, siis hakkad ärkama, 8:30 umbes teed silmad lahti. Ja looduses see tegelikult on niimoodi, et see pööripäeva aeg, 3-4 päeva, on juba praegu natuke ennem seda, jääb loodus kõik seisma. Midagi ei liigu, tardub nagu paigale, et mahlad ei käi enam puudesse ja siis peale pööripäeva siis hakkab nagu uuesti kõik elama, vaikselt ärkama. Ja mul on praegu täpselt selline sama tunne, et kõik seisab paigal ja ma ei pea midagi tegema, et seda ma ei pea ummikutes kuskil Tallinnast trügima või käima ostukäruga jooksma mööda pood. Võin elada nii nagu akna taga see männipuus. Kui palju kuusepuid Vilsandil on? Mõned üksikud siin-seal on kunagi vist istutatud, et nad on juba päris suureks kasvanud mõnede talude õues, aga vabalt saarel on ainult paar tükki kuskil. Nii et kuusepuud siin oma talusse sa ei too jõulude ajaks? Ikka mina kui mulk ikka alguses vedasin siia kuuske, aga siis korraga naine ütles, et mänd sobib sama hästi. Kas sa selle männi tood tuppa või ehid õues? Ei, toon ikka tuppa, et oleks ehitud, et lastel ja lastel oleks siis mingit sellist tunnet. No aga natuke sa sellest kaubandusest siiski ilmselt osa saad, sest Kuller tõi sulle ju täna mingisugused pakid, kas need on jõuludega seotud? Nojah, mina ju poes ei saa käia, et siis kui tahad mingit lastele kingitust teha, mida me siin hakkame, siis hakkavad laulma ja luuletusi lugema, et siis ikka midagi kätte anda, siis vaatad, mida mõtled, mis võiks olla ja siis tellid netist ja siis pahat toob kohale. Kas on sul nagu kindlad eesmärgid või soovid, mida sa tahad, et lapselapsed nüüd saaksid või tellid või? Eks ma olen läbi elu kinkinud neid asju, mida ma endale ei raatsi osta ja et alati ma ei tea, kas on teistel nendest rõõmu, aga ma kingin neid asju, mida ma endale ostaksin. Ja siis kuidagi sealt kõrvalt katsud nagu ise ka osa saada? Ja lõpuks tihti ongi läinud, et lõpuks ma saan need asjad endale ikkagi.